Malle oli läbi viinud ankeetküsitluse, milles oli kokku 26 küsimust. Ta hakkas õhinal paberil olevaid andmeid analüüsima, lapates küsitluslehti ja lugedes kokku ühtemoodi vastuseid. Üsna varsti Malle tüdis sellest tegevusest ja otsustas, et andmete analüüsimine on üks tülikas ja igav töö. Selleks, et andmeid analüüsida, on hoopis mõistlikum nad sisestada andmetabelisse, Excelisse, OpenOffice'is Calci, kasutades mingeid spetsiaalseid statistikaprogramme ja siis on hiljem võimalik neid väga mugavalt ja lihtsalt analüüsida. Tabelid andmete analüüsiks peavad olema võimalikult lihtsa ülesehitusega. Nagu näed, siin kirjas on, igal objektil on tabelis üks rida, igal tunnusel omal on üks veerg ja igal väärtusel üks lahter. Igale veerule ja tunnusele antakse lühike ja ainult üks kord esinev ehk unikaalne nimi. Igasse lahtrisse kantakse ainult üks väärtus. Soovitatakse vastuse variandid kodeerida arvudeks. Nii hoitakse kokku aega ja on lihtsam analüüsida. Ühte veergu kanname ainult ühte tüüpi andmed. Nüüd on siin 2 näidet andmetabelitest. See on tegelikult korrektselt õpilase poolt koostatud andmetabel. Aga analüüsimiseks on ta natukene keeruline, sest andmed on antud nii numbriliste kui ka tekstiliste väärtustega ja neid on raske omavahel võrrelda arvuti abil.